teeme seda koos Nelliga, kelle isale see maja kunagi kuulus, aga Taedut enam ei ole meie juures. Ja kuna minu vennalastele siis oli Kalmer Taedu, sellepärast selle mängutoa nimi ongi Taedu mängutuba. Ja me tahtsime teha ka sellist metsateemalist või just kui nagu vanaisa juures, et siin oleks nii uue aja asju, aga ka vana aja asju. Et sellepärast me sellisele mõttele tulime. Meie mõte oligi ja venna tütardele ka väga see mõte nagu meeldis, et vanaisa siis kuidagi pidi elus hoida läbi selle. Kes on Nelli? Nelli on minu vennanaine ja Nelli on siis tegev siin Kehra ärimajas. Et tal olid pakkuda ruumid ja minul oli mängutoa mõte ja niimoodi me oma käed siis kokku lõime. Kui vanad lapsed siia on oodatud? Ma arvan, et niimoodi umbes 1. eluaastast kuni äkki 9. Et kindlasti väiksemad koos emmedega, et siin peab jälgima, aga ma arvan, et ka võib-olla juba koolilastele leidub siin tegevust, eks see oleneb natuke ka lapsest. Avamispäev ehk lahtiste uste päev. Mis sellel päeval toimub? Lahtiste uste päeval ongi sõna otseses mõttes uksed lahti ja kõik saavad tulla siia siis vaatama, mis siin toimub, kuidas neile meeldib, kas lastele meeldib, et kas tekib huvi ja soovi siin siis sünnipäeva pidada või mõnda muud üritust. Ja kindlasti meil tulevad ka erinevad mänguhommikud, et hetkel ma ei oska öelda täpseid kuupäev ette, nüüd ma tean juba, et 5. juunil tuleb esimene mänguhommik koos pannkookidega, et siis saab lihtsalt tutvuda mängutoaga, et näha, mis siin toimub, meie pakume pannkooke, võib-olla emad saavad omavahel juttu ajada, tuttavaks saada, või miks mitte tulla juba oma sõbrannaga, et saab natuke rahus rääkida, kui lapsed toimetavad. Ja selleks peab ette registreerima? Ei pea ette registreerima, et võib tulla lihtsalt nii, nagu soovid. Ja hommik oli, kui ma õigesti mäletan, 10-1. Lastehoidu kui sellist meil ei ole, et siia on ikkagi vanema vastutusel ja vanemaga koos. Et sünnipäevadel muidugi igaüks ise teab, et kas need teiste laste vanemad jäävad siia või lähevad nii ka omi asju ajama. Ja juba broneeritakse? Ja broneeringuid juba tuleb, nii et olge tähelepanelikud, kui soovite juunis või siin lähikuudel sünnipäeva pidada. Et vajadus on suur. Just, et tundub, et vajadust on, inimesed on huvitatud ja mul on tunne, et siin on ka selline kogukonna teema, mida Tallinna linnas võib-olla ei ole, et inimesed nagu hoiavad oma kogukonda ja oleksid ka meelsamini peaks laste sünnipäeva kodu lähedal, kui et peab Tallinnasse sõitma selle pärast. Ruumid ei ole kõige suuremad, aga ma arvan, et hetkel see on piisav ja võib-olla saab tulevikus laieneda, eks siis seda ole näha, et kuidas meie võimalused on ja kuidas saab.